nagu mingid suured bloggerid oleks läinud omavahel tülli, kus sõda käib, action, draama, kodusõda või siis mitte. või enam-vähem. Kindlasti olete viimati, kõigepealt olete näinud IKEA reklaame ja siis viimati olete näinud kindlasti ka juba nüüdseks isku reklaame IKEA suunas. Reaktsioon isku reklaamide kohalt on päris erinevaid, on päris julgeid, on viha, on toetust, nagu minu poolt, julge samm. Aga mis mina ütleksin? Kui keegi tuleb sinu kodu õuele, sa lased endale pähe istuda või? Loogiline oleks või normaalne oleks, et ei lase. Isku pointidest ma saan väga hästi aru. Marketingstrateegia. Kiida. Viha tuleb, aga samas iga kord, kui sa vaatad nüüd IKEA reklaame, siis tuleb automaatselt kiskumeelde, eks ole? Aga lühidalt kogu see kvaliteedi, hinna ja asjad ja eks see ole ju kogemuste ja kõigi küsimus. Kuidas sul endal on oled sa iskust ostnud üldse, oled sa IKEA-st ostnud üldse, kuidas sul endal kogemused on. See ju täitsa oleneb. Mina olen mõlemast ostnud ja mõlemast olen rahul olnud. Ja fakt on see, et kui sa tahad kvaliteeti, aga tõesti kvaliteeti, siis enamasti sa pead ka rohkem maksma. Jällegi oleneb asjast. Et see on ju nii suhteline küsimus. Et ütlen ausalt, et ma olen netipoodidest, olen ostnud voodijaid. Nüüdseks on, ütleme niimoodi, voodi peatsi läks suht ruttu katki puidust. Mitte täispuit muidugi, aga voodi peatsi läks suht ruttu. Aga ei, ma ei ostnud seda iskust ega IKEA-st. Ma lihtsalt igaks juks maini, kust ma ostsin. Aga ega ta kallis ka ei olnud. Eks ole, et täispuitu ma päris nagu ei raatsi pesapuust ostma hakata. Et ei ole nii rikas, hea meelega ostaks, aga ei ole nii rikas, ütleme siis nii. Et ma pigem panustasin, et mul oleks korralikud madratsid, et las see raam siis olla nagu ta on. Aga ma põnevusega jälgin siin, mis omavahel teavad. Nagu mingid suured bloggerid oleks läinud omavahel tülli, kus sõda käib, action, draama, ja kellegi silm siin. Õnneks nii hulluks tavaliselt need asjad ei lähe, sest füüsiliselt ju ei saa kokku. Ei saa. Päris äge oleks tegelikult näha. Vaata. See on siis isku. See on IKEA. Ja siis nad saavad kokku. Ja siis neil on ja siis sa mõtled, kes võidab, kes teha või panuseid nagu miskil MMA matšil oleks, et kui ma nüüd ära võida, mis toimu hakkab. Ja siis lõpuks on hoopiski võib-olla viik. Ja siis kõik on pettunud, mis nüüd juhtus. Kas mõlema jaoks on meil Eestis siin ruumi? Äkki see IKEA tahab Aserisse minna, et siis need jumala kuulutajad ja need asjad, et siis ei tüüta võib-olla seda Aseri rahvast nii väga, sest neile millegipärast ei meeldi, et äkki need tahavad IKEA tasemel endale sinna või midagi. Aga igal juhul, elame näeme, vaatame, mis saab. Mina isiklikult, kumma poolt mina olen, kes võidab? Ma olen enda poolt. Ei üleüldiselt, kuna, ütleme ausalt, isku varem siin juba olnud, ma olen rohkem nagu isku poolt, aga samas ma käisin just IKEA-s just uued taldrikud, et eks ole. Aga raha, kumma peale ma paneksin? Kahjuks IKEA. Kuna neil on nagu see tundub seda võimu rohkem, et tavaliselt suuremad, vägevamad, need söövad teised välja. Aga ma tahaks, et nagu isku võidab. Ma ei panna oma raha kummagi peale, mul ei ole nagu niist raha. Aga hea meelega jätta kommentaare, kuidas no kogemused on kummagi poega nagu teistelgi nagu hea teada, kumba nagu tasuks minna, sest iga üks ei viitsi igas poes ise testima minna, et kuidas nüüd see asi või see asi seal on, nagu testin nüüd viimased aasta aega, et kuidas see poodi vastu peab, et nagu võtab veits aega, et inimesed oleks vahva, kui sa jätad oma kommentaarid, kuidas nagu sul on läinud. Vot.